Jaa, ma arvan, et see, mis lõpus siin Varro küsis, et kas oli asjakohane arutelu komisjonis, no ei ole, sest jõuame tagasi sinna minu küsimuse juurde, et meil on koroonapoliitika näol, mis 5 aastat tagasi siis koroona meil algas, tegemist siiski sellise kollektiivse osalusega, kus midagi ei ole öelda, aga meie erakond oli tookord ju valitsuses, tegime otsuseid, mida tagantjärgi vaadates võib öelda, et ei pannud täppi. Ei läinud õigesti. Tõsi küll, ma tahaksin eriti tänases kontekstis rõhutada, et eriolukord Eestis oli märtsist 2020 kuni mai 2020, põhimõtteliselt 2 kuud. Selle aja jooksul ei olnud mingit maskikohustust, ei olnud mingit süstimiskohustust. Ja kõik jutud sellest, et oli mingisugune tohutu totalitarism, tulenevalt sellest, mis juhtus hiljem, aasta hiljem, kui võimule tuli nii-öelda liberaalide valitsus, Keskerakond ja Reformierakond, ja vot siis 21. aasta märtsis, vot siis tulid vaktsiinipassid, siis tulid MEM-Cafe ründamised, siis tulid inimeste vallandamised, vot see terror tuli, aga seda ei tehtud enam eriolukorra nime all, seda tehti pärast nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse või NETS-i muutmist ja hädaolukorra seaduse muutmist, mille üle meil käisid siin mäletatavasti meeleavaldused. Nii et kui siin süüdistada või kui vastata küsimusele, mida ka ettekandja küsis, et mis sai tehtud ja mis läks nihu, päris kindlasti tuleb öelda, et esimeses infopuuduses reageeriti üle ja see on meie viga, meie erakonna viga, aga hilisema info valguses juba mõnuga hakati kehtestama totalitarismi, teades väga hästi, et vaktsineerimine ei aita seda haigust ära hoida, teades väga hästi, et need vaktsiinid on inimeste tervistele väga kahjulikud ja ohtlikud ja teades väga hästi, et tegelikku mingisugust massilist tervise eriolukorda enam ei olnud. Ja nüüd me jõuame põhiivani. Vaktsiine on meile algusest saadik müüdud valega ja päris jõhkrate valedega. Ma tuletan uuesti meelde, mis ma siin ka küsisin, kui Tanel Kiik küsimuse küsis. Valitsuse laua taga oli arutelu, et milliseid vaktsiine peaks Eesti riik ostma või tellima ja kirja panema. Tanel Kiik tahtis, et kõiki vaktsiine, nii et kõiki Eesti inimesi saaks vähemalt 3 korda vaktsineerida. Ma ütlesin, et ärme nüüd nagu hulluks lähe. Ja siis ei olnud veel isegi arutelu sellest, et kas see on sunniviisiline või vabatahtlik, vaid siis oli see, et kust saaks ja mida. Ja küsimusele, et kust me üldse teame, et need töötavad, ju vastust ei olnud peale selle, et meile korrutati loosungeid. Et kuulge, Ameerika siis tervishoiuagentuur on selle lubanud turule ja Euroopa Liidu tervishoiuagentuur on selle lubanud turule, et ju nad peavad turvalised olema. Täna me teame, ainult tänu sellele, et tagantjärgi on saadud avalikkuse survel kätte dokumente Pfizerist ja Modernast, täna me teame, et Pfizer ja Moderna valetasid oma uuringute kohta, varjasid riskigruppide kõrvalmõjusid, varjasid seda, mida nad üldse tegid või tegemata jätnud, esitasid reaalselt valeandmeid ja ega siis ametiasutused ei kontrollinud neid andmeid. Ma palun 3 minutit juurde. 3 minutit. Sest et nüüd me jõuame selle põhiivani ja seda valet räägitakse tänase päevani. Seda valet ju korrutatakse täna päevani. Ikka veel, kuidas see oli, Karmen Joller tegi üleskutse, et kui tahad toetada Ukrainat, et siis tuleb süst teha, 5. süst teha või mis iganes, 6., 7., 8., 10. Et mõned inimesed ei ole sellest ikka veel välja tulnud. Ja miks? Sest et see oli metsik raha. See oli ju metsik raha, mida köeti vaktsiinitootjatele ja neile, kes olid vaktsiinisutenöörid. Neile, kes meile seda pähe määrisid. Tuletaja meelde, Põhja-Eesti regionaalhaigla tegi kampaania lastele, tule tee süst, saad tasuta iPhone'i. Milline küüniline inimeste manipuleerimine, kõigepealt valega ja siis rahaga. Ja siin oli arutelu sellest, et meie usume teadust. Muidugi me usume teadust. Tänaseks päevaks on üle 3700 uuringu. 3700 uuringut, mis on tegelenud vaktsiinide negatiivsete tagajärgedega. On tohutu hulk sadu uuringuid, mis on tehtud konkreetsed case study'd ja on tehtud suuri andmeuuringuid,
mis on jõudnud järeldusele, et vaktsiinide tagajärjel on inimesi surnud rohkem kui sellesse haigusesse endasse. Turbovähk on asi, mida meil varem ei olnud. Mõne kuuga surevad inimesed vähki. Südamehaigused noortel inimestel kukuvad 20-18-aastased inimesed spordiväljakul põmm ja põmm pikali, 10 kaupa, 100 kaupa. Ja ikka me teeme näo, et ei ole midagi. See on see vanatädi, seda vanatädi, kes meil seal roosipõõsa all tagahoovis on maetud, et meie ei tea tast midagi. Ei tea, ise suri ära, 17 noahaava südames. Ise suri ära, ise tõmbas mulla peale. Et ärme räägime millestki muust. Et tegelikult on sellega tegelemine, sellele otsa vaatamine, süüdlaste leidmine ja süüdlaste karistamine. Hädavajalik, et meile uuesti seda ei tehtaks. Sest need miljardid, mis kaabiti endale poliitiliselt seotud ettevõtete poolt ja ettevõtetega seotud poliitikute poolt ja ametnike poolt ja meditsiinimafia poolt, kes endale sellest tegi tohutu tuluallika, need miljardid olid nii magusad, et kui võimalus avaneb, siis tehakse meile seda jälle. Koroona on ju näide sellest, kogu see koroonapaanika on ju näide sellest, mis juhtub siis, kui poliitikud omavahel konsensuse saavutavad. Mis juhtub siis, kui kõik on ühel meelel? Siis juhtub vandenõu avalikkuse vastu. Aga see vandenõu on vaja paljastada ja see on vaja karistada ära, et seda uuesti ei juhtuks.